Peaminister Michal ütles tabavalt vabariigi aastapäeva eel peetud kõnes Tartus, et meil käib vindumine ja meie majandus on tõepoolest seisakus. Ja kui me vaatame rahanduse väljavaateid, sest need on kiirelt halvenevad. Ja ma küsisin ka rahandusminister Ligilt täna selle kohta, et võrreldes riigieelarve strateegiaga seatud eelarve defitsiidi horisondiga on kevadise majandusprognoosi ajal prognoosi hinnangul olukord kiirelt halvenenud. 27. aastal nähakse ette 4,5% defitsiidi pealt 4,9% defitsiiti, 28. aastal 3,8% pealt 4,3% ja 3,6% pealt 29. aastal 4,5%. See tähendab ainuüksi 3-aastase trajektooriga valitsus ise on prognoosib, et loetud kuudega on toimunud selline dünaamika, et konsolideeritud defitsiit on kasvanud miljard eurot. Ja nüüd selles olukorras, väga tõsises, kriitilises rahanduspoliitilises olukorras on valitsus valinud hoopis probleemi eitamise tee. Ja härra Ligi ütleski selle peale, et tema ei tea, mis need numbrid on, ta ei olnud võimeline siis kas ümber lükkama või tunnistama, ammugi veel neid põhjendusi välja tooma, miks see defitsiit on loetud kuudega valitsuse enda prognostika järgi nii ulatuslikult kasvanud. Ning teiseks ma küsisin rahandusministrilt, mis on siis valitsuse eelarvepoliitiline kavatsus lähiaastateks eelarvepositsiooni osas. Ka sellele ei osanud rahandusminister vastata. Selles nende põhiküsimuste teadmatuses on valitsusel jagunud siis arusaama, et tuua parlamendi ette sisuliselt positiivne lisaeelarve ning nimetada seda veel eelarvepositsiooni parandamiseks. Kuidas see eelarvepositsiooni parandamise manööver sünnib? Väga lihtsalt. Jooksvaid kulusid sellel aastal kasvatatakse ning ligi 30 miljoni euro ulatuses, nagu väidab ka seletuskiri, lükatakse kulusid tulevikku. Sinna tulevikku lähiaastates, kus juba suurusjärgus miljard eurot on loetud kuudega, nagu näitab prognoos, eelarvepositsioon halvenenud. See on elamine deviisi järgi pärast meid tulgu või veeuputus. Ja sellega ei saa nõustuda. Me anname meie riigi rahanduse väljavaadete mõttes valitsussektorile, aga ühiskonnale laiemalt täiesti vastutustundetu signaali. Ja selles kontekstis Isamaa teeb ettepaneku see lisaeelarve tagasi lükata. Küsimus on, et milliste hookuspookustega on õnnestunud siis seda lisaeelarvet kokku monteerida ja siia kehtib loomulikult sama loogika, mis kehtib meil ju baaseelarve puhul. Et kui me ei ole võimelised aru saama ja tajuma kulutuste struktuuri baaseelarves, siis monteeritud väiksed elemendid ka lisaeelarves, ükskõik kui suure detailsusastmega need on välja kujundatud, ei võimalda meil relevantset ülevaadet sellest saada. Nii et laiemas kontekstis ma pean ütlema, et vaadates siin viimaseid kuid sellel valitsusel, üks esimesi praktilisi ülesandeid saab olema esimese 100 päeva jooksul pärast 2027. aastat teha normaalne eelarve baasseadus. Selle loogikaga, et juba uus 2028. aasta eelarve võetaks vastu selgelt kulupõhise eelarve alusel. Teiseks, valitsus keerukaid ja raskeid otsuseid lükkab edasi, aga see tähendab, et need saavad olema ühiskonna jaoks seda valusamad. Ma ei näe alternatiivi, ja järgmisel aastal tuleb teha tõepoolest lisaeelarve, aga sellises olukorras, kuhu valitsus on asetanud meie majanduse ja rahandusväljavaated, tuleb teha negatiivne valitsemiskulusid vähendav lisaeelarve, kuid selle vähemasti retoorilise ettepaneku oleme me esitanud juba ka menetlusse parlamendi tänase koosseisu ajal. Nüüd mõningatest elementidest, mida selle eelarveprojekti puhul tehakse, siis siin peegeldub paraku samasugune teatav segadus. Et piiri väljaehitamise vahendid, need nii on nimetatud 17 miljonit eurot, on aastaid juba rännanud edasi. Teiseks, nagu rahandusminister tunnistas avameelsus momendis, et segane on lõhkainetehase
üldse projekti realiseerumine. Kolmandaks, mis on tähelepanuväärne, et laiapindse riigikaitse investeeringuid lükatakse edasi ja mille puhul on tõenäoline ja arusaadav, arvestades ka ohuhinnangutest, nende vältimatus. Aga neid lükatakse edasi. Ma juhin tähelepanu, et 2026. aastal elanikkonna kaitsele minevaid vahendeid vähendas valitsus 15,5 miljonilt eurot siis vastavalt 10 miljonile eurole. Ja nüüd lükatakse edasi ka niinimetatud laiapindse riigikaitse investeeringuid. Võtame kokku. Seal, kus tuleks luua ka keerukas olukorras kindlustunnet, loob valitsuse poliitika ebakindlust. Üksikotsused, mis on kantud juba valimiseelsest nii-öelda turundusoperatsioonist, ma arvan, nad kukuvad ka sellise turundusoperatsioonina välja jõuetult, saamatult ja mitte veenvalt, on tegelikkuses mõeldud vaid selles ajaliseks trajektooriks, mis on järgmisteks kuudeks ette nähtud. Ja sellises olukorras ei ole mõistlik anda signaali, et tehakse positiivne eelarve, selle asemel, et tuleks teha valitsemiskulusid vähendav negatiivne eelarve. Ja sama küsimus, mis puudutab siin tehisintellekti valdkonda. Küsisin täna rahandusministrilt, et tehisintellekti arengukava 2024–2026 tegevus on täitmata valitsusel. Konkreetsete tegevuste kohta, et kas need on samad tegevused või mitte, rahandusminister jällegi ei suutnud adekvaatset vastust anda, viidates, et ta ei mäleta, millal selline tegevuskava vastu võeti. Viitega siis kevadel 2024. Nii et üleskutse parlamendile on anda veenev signaal rahulolematusest praeguse rahanduspoliitilise olukorra üle ja probleemide eitamine ei tähenda, et nad kaoksid. Ühiskond jõuab ringiga ka juba keerulisemas astmes nende probleemide juurde ja nende lahendamine saab olema seda valulisem. Võrreldes sellega, et Reformierakonna lubatud ennast salgav riigieelarve korrastamine on viinud meid olukorda, et maksutõusude kaoses oleme seisakusse viinud majanduse ning saavutanud olukorra, kus Eesti võlakoormus kasvab kiireimini Euroopa riikide seas. Ja see olukord ei ole vastuvõetav. Aitäh!